Järgnevalt räägime, millised on hea töövõtted tabeli piirkonna ettevalmistamisel, kuidas eemaldada tühjad read, veerud ja miks neid tuleks vältida ning samuti siis natukene selle kohta, et millega see täpsemalt seotud on. Miks peaks tabeli piirkonda siis selliselt ette valmistama? Esiteks, tabeli piirkonnaks loeb kalk siis järjestikused andmeid. Ja kui te vaatate seda näidist siin, siis see ongi just tabeli piirkond. Ja kui ma tahaksin, et ka see osa siin näiteks kuuluks selle kõrval oleva tabeli osa külge või see alumine osa, mis ilmselgelt tegelikult ju jätkab näete ülemist osa, et ka see oleks selle ülemise osaga koos, ehk siis üks piirkond, tuleks siis eemaldada siit vahelt tühirida. Ja kui ma sooviksin F ja G veergu ühendada, siis ma peaksin eemaldama tühja E veeru. Miks see vajalik on sellepärast, et väga mitmed funktsionaalsused siin kalkis kasutavad tabeli piirkonda. Näiteks kui ma tahan sorteerida ja praegu sorteerin näete kauba järgi, siis mis juhtub on ju see, et kasutatakse näete ainult seda tabeli piirkonda. Ja kõik see, mis see allapoole, seda ei puudutatud. Samamoodi kui ma praegu näiteks aktiveerin filtri, andmed menüü, filter ja automaatfilter, siis näete, et filter aktiveeriti ainult sellele konkreetsele tabeli osale. Kuigi tegelikkuses ma olen mõelnud, et ka see F-veer peaks olema osa minu tabelist ja samuti kokku. Näiteks, kus ma soovin siis valemiga mingid arvutused teha. Ja nüüd selleks, et siis seda probleemi ei tekiks, et ma saaksin kasutada kogu tabeli piirkonnal ilusti filtrit, sorteerimist ja tegelikult neid funktsionaalsusi on veel oluliselt rohkem, hetkel eemaldan selle filtri, siis selle jaoks tulebki vältida ja jälgida, et teil ei oleks tühje ridu tabelis, ehk siis näete, teen tühja rea peale parema hiireklõpsu ning valin siis vastavalt käsu kustuta read. Ja samuti eemaldan tühja E veeru, mis siis samuti lõhub selle tabeli piirkonna hetkel ära. Ja nüüd on mul siis see tabel näete järjestikused andmed. Ja tänu sellele, kui ma sorteerin oma tabelit, näete klõpsan sordi kasvavalt, siis sorteeritakse ilusti kogu tabelit. Ja samuti, kui ma kopeerin oma mingisugust valemit alla, näete, siin on D2 lahter korda E2 lahter, siis juhul, kui mul oleks siin tühi rida vahel, näete, ma kustutan selle tühjaks, siis näiteks topeltklõpsuga alla kopeerimisel tehakse ainult siiamaani. Aga kui mul on järjestikused andmed, siis topeltklõps näiteks valemi alla kopeerimisel teeb koheselt täiesti alla välja, ehk siis kogu tabeli piirkonna ulatuses. Et antud näite puhul siin on küll ainult 43 rida, aga kujutage endale ette tabelit, kus on mitu tuhat rida. Ehk siis sellises olukorras ühe lahtrinate sikutamine 3000 rida võiks väga kaua aega võtta. Aga kasutades siis seda olukorda või ütleme siis ülesehitust, et tabel on ilusti tervik ja tabeli piirkond on ka, siis ma saan näiteks ka kopeerimisel, valemite kopeerimisel kasutada seda topeltklõpsu. Aga võib-olla kõige olulisem ongi just see, et juhul kui te allpool teete mingid funktsioone, näiteks kas või summat, või kui te tabelit sorteerite ja filtreerite, siis te peate olema eelnevalt jälginud just neid häid töövõtteid. Ehk ei ole tühje veerg ega ridu teil selles tabeli piirkonna põhiosas.